Tervitus kõikidele Vanglaplaneedi sõpradele. Täna on meil 15. mai ja juba paari päeva pärast, ehk siis laupäeval 17. mail toimub Järvamaal Koerus midagi sellist suurt, mida varasemalt Eestis minu teada korraldatud ei ole ja vist isegi maailmas. Ja räägime siis nüüd selle sama ettevõtmise ühe korraldajaga, Erik Periliniga. Tervist, Erik, ja ole ja räägi siis, mis laupäeval Koerus täpsemalt juhtuma hakkab. Tere, Peeter. Kas nüüd maailmas, aga võib-olla tõesti. Meil on siis 6 aega tagasi selline algatus tehtud, kus me kuulutasime välja Järvamaa põlisrahva manifesti ja moodustasime kihelkondade kaupa tuumrühmad ja valisime oma sellise ajutise esinduskogu. Et eesmärgiga siis sellist kodaniku aktiivsust, kodaniku algatust toetada, et rahva sõnal oleks suurem jõud ja kaal. Eellugu sellele, et 6 aega tagasi me selle ära tegime, tundsime, et vajadus on, valmisolek on, inimesi meil on väga palju lahedaid, et tegelikult võiks seda kogukondade vahelist suhtlust ka elavdada ning sõnumeid siis, mida siis meie kohalike põliste järvalastena soovime ja lubame või siis keelame, et mida me siis eeskätt, mis meid ühendas, oli võib-olla siis tuulikute, tuulegeneraatorite suur arendus, mis ja minu koduvalda Järvavalda, Türi ja Paide ja Põltsamaa ja kõik igale poole siia planeeriti. Et siis see nagu äratas ja ühendas inimesi, et tänaseks me oleme nii palju teadustöid lugenud ja käinud ja suhelnud kõikide ametkondade ja valdadega ning saanud selge pildi ette ka sellest, mis maailmas toimub, et see kindlasti ei ole ei loodussõbralik ega tervisele kasulik. Et oma lastele jätta parem keskkond ja tulevik, siis oleks vaja jalad tagumiku alt välja võtta ja midagi teha. Ja see põlisrahva liikumine maarahva platvormi eeskujul on siis selline asi, mis siis ühiselt meid kõnetas. Me saime aru, et me oleme siin, räägime eesti keelt, elanud siin maal, sündinud nii palju kui või esivanemaid näeb, kõik on siit. Ja tegelikult liigitume, kvalifitseerume põlisrahvana. Aga millegipärast Eesti riik ei ütle, et meil oleks põlisrahvast siin kuskil. Ja see annab siis võimaluse riigile teha, mida tahab selle maavarade ja ressursiga, et nagu sellise unitaarse riigi juhtimise korral nagu, ma ei tea, maha müüa kõik maavarad ja ressursid ja rahvale võid lihtsalt rohkem koormisi ja makse panna. Et siis me ütlesime, et me sellega nõus ei ole ja peame midagi ette võtma, et vähemalt sellisel pehmel viisil, nagu mulle üks sinu video väga meeldis, kus sa rääkisid vägivallatust vastupanust. Ja ma olen väga seda meelt, et me oleme ka siin selle algatusega vägagi rahumeelsed, aga ma vankumatus usus ja tahtes ikkagi anname oma panuse, et seista selle keskkonna eest, inimeste eest ja teha koostööd. Ja 3. aspekt on siis see pärimus, et tegelikult meie juured, kust me tuleme, mis on see kultuur, mis on meid selliseks vorminud, et seda taaskord nagu väärtustada ja hinda tõsta. Siis sellepärast me selle nagu ette võtsime. Ja laupäevane üritus on siis juba järjekorras teine, et selle päeva esimeses pooles meil on siis külalised teistest maakondadest, maadest ja tõotab tulla selline 6 maa põlisrahva esinduskogu vastastikuse tunnustamise päev. Et see on siis selline ametlik pidulik osa seal alguses, millele siis meil on kutsutud esinduskogudest inimesi ja mina siis korraldajana siin järvalasena
olen ka selle välja hõiganud, et kes sellele loole tahab nagu kaasa elada või nagu tulla tunnistajaks, siis ja mitmedki mehed on öelnud, et tegelikult kui sa võtad nii, siis see on üsna ajalooline sündmus. Et ühelt poolt jah, kodaniku ühiskonna süke aktiviseerumine, teiselt poolt ongi siis põlisrahva otsene nagu selline enesemääratlemine, vastastikune tunnustamine, mis ka rahvusvahelise õiguse kohaselt siis annab meile natukene suuremad hoovad vähemalt idees ja paberil ja me siis seisame nende eest, et inimeste õiguste eest parimal moel seista. Ja meil on siis pärast seda ametlikku või pidulikku osa, kus meil on selline tunnustamise nagu koosolek seal laua taga erinevate Eesti põlisrahvastega. Teine pool päevast on selline meelelauduslikum, et sinna ma mõtlesingi, et mahub meid veidi rohkem, me saame üksteisega taaskord muljeid vahetada, meil on väike kõnekoosolek, kus siis 5-6 kõnet nii meil siin Järvalastelt kui mõned külalised, kes ma olen küsinud sellised võib-olla minikoolitused, inspiratsioonikõned või isamaalised kõned, võiks öelda isegi. Ja natuke muusikalist etteastet, siit Järvamaalt sellist põlist muusikat ja Viru laulik on kohal ning teiselt poolt looduskaitseala küll sealt Muistse Viljandimaa, teiselt poolt jõge Põltsamaa jõge Viljandimaa piirkonnast Reinar Jürna. Tema kauplesin, et ta tutvustaks meile seda piirkonna loodust, sest et siin samas on siis enda looduskaitseala, allikad, vägagi mõnus selline loodusretk plaanis ka paaritunnine. Siis tagasi hiljem saame veel muljetada sükest open mic'i, inimesed saavad vestelda, arutleda olulistel teemadel, et meil on praegu neid tundub nii palju, mis meie tähelepanu just kui nõuavad. Igalt rindelt tuleb peale küll see loodus, keskkond, majandus, sõjaoht ja nii edasi, et midagi tuleks siit rohujuure tasandilt teha ja see ongi meie eesmärk, et elavdada seda kodaniku ühiskonda siis läbi selle. Sauna ka lubati õhtul selle open mic'i lõppu, kes tahab, kaugemalt tuleb, saab ööbida, tõotab väga nagu lahe päev tuleva. Ja see on tõesti ikkagi tõsine hommikust õhtuni tegevust ja seal on nii palju erinevaid asju, et sa rääkisid küll kõik siin päris põhjalikult juba ära, aga mismoodi see tunnustamine siis nagu täpsemalt välja näeb, et põlisrahvas tuleb kokku ja surub kätt ja kõik või kuidas see täpsemalt välja näeb, mida nendele inimestele, kes siis nagu kohale tulevad, et mida seal nagu pakutakse, mismoodi see kõik välja näeb? Neile pakutakse eeskätt sellist pealtvaataja rolli, et me oleme siis selle koostöökoguga juba, kuna me 6 aega tagasi siis tegime ka üsna suure sellise piduliku sündmuse, kus me siis selgitasime täpselt lahti, mis see on ja me olime juba kokku ajanud inimesi siit igast kihelkonnast ja mitte kõigist me ei jõudnud veel, aga saame kasvada, et algus oleks tehtud. Siis, ja see struktuur oleks loodud, mulle väga meeldis Kristjan Moora ja Lembit on siis käsitlus ning sellega nagu päri, et maarahvas.ee sellise platvormi eeskujul ja koos nende toega me oleme seda siis teinud, et siis esimesel üritusel meil olidki pikk, ütleks, mehine ja võib-olla juriidiline, punktuaalne, natukene selline sisulisem koosolek. Ja selle töö me tegime siis ära, kuulutasime ennast välja, ka eeltööd tegime sinna muidugi. Ja võtsime siis vastu selle manifesti, tegime seltsingu, valisime juhatuse ja nüüd on siis see nagu teine osa sellest nagu järg. Ja järg olekski siis see, et kui me oleme ennast põlisrahvana määratlenud oma deklaratsiooni enesemääramise välja kuulutanud, siis
siis teiste põlisrahvastega vastastikune tunnustamine annab nagu riikide tasandilgi on nagu rohkem sellist pädevust, et kui sa ütled, et mul on oma riik, aga keegi sind ei tunnista või tunnusta, siis on diplomaatiliselt raskem, aga kui meil on neid põlisrahvaid siin veel, meil on virulased ja saarlased ja läänlased ja pärnakad ja nii edasi, eks. Et kes meil on juba aktiveerunud, siis et see on selline, tuleme laua taha ja me oleme praegu pidevas ühenduses nendega selle koostöökogu kaudu, teeme neid tunnustamise lepinguid, valmistame ette seda koosolekut, et see on rohkem niimoodi, et igast maast on siis valitud esindajad, kes on siis laua taga ja meil on siis neid lepinguid, kus siis me kõik saame üksteist vastastikku tunnustada, kes ei ole seda veel teinud. Ja seda saab siis pealt vaadata, selles mitte osaleda, sest et see on meil, et on juba töö tehtud, me teame, mis me teeme, et see asi läheks kiiresti, aga me seletame, mis see on ja et inimestel, kellel on huvi selle liikumisega siis kaasa tulla, saaks pilti nagu paremaks selgeks, aga suur osa sellest käis juba ära esimesel 6 aega tagasi sellel koosolekul. Et siis nüüd meil on lihtsalt järgmine etapp, aga me proovime sellega ikkagi jääda sellisesse ajaraami, et ei läheks liiga igavaks. Eelmine kord meil oli siuke kõva PowerPointi koosolek pikk, et siis ma nüüd üritangi luua seda nii, et kõik inimesed, kes ka tulevad kaasa elama, saaksid aru, mis toimub esiteks selle esimese päeva poole pealt ja siis need kõned ja muusika ja toit ja kõik see on juba selline, kus inimesed saavad vabamalt suhelda ja melu ja siis see matk, väga oluline osa, sest et looduse ja meie keskkonna eest, selle eest me kõik seisame, eks. Et tunnetada ja kogeda seda ja eelmine kord käisime ka järve ääres ja olime seal meestega lihtsalt keset järve silda veerand tundi vaikuses ettepaneku peale ja see oli nagu üks päevanael paljude jaoks, sest et päev otsa on lobisetud ja mulisetud ja pea juba kärssab, eks. Et siis lihtsalt see tunnetuslik pool ka sinna otsa. Ja see on kindlasti mõnus. Ja sellele matkale saavad ikkagi kõik inimesed, kes on kohale tulnud ka ju kaasa tulla teiega, eks ju? Jaa, et vaatame, kuhu Reinar meid juhatab. Ma ütlesin, et paari tunni sisse mahuks ära edasi-tagasi tulek, et oma autodega sappa võtta ja me avastame. Ja, väga äge. Ütlesid, et 6 või siis 6 maa põlisrahvad tulevad kokku. Et nüüd on juba päris pikk maa tegelikult mindud ja suur töö on juba ära tehtud, aga ega sellega ju asi ei lõpe. Et mis see kogu selle ettevõtmise eesmärk siis on? Ei piirdu ju 6 maaga, et neid rahvaid tuleb muidku juurde ja siis selliseid üritusi on veel oodata, ma saan aru, eks? Jaa, ma sain aru, et on nii Harjumaal, Tartumaal, Võrokestel on muidugi oma ju kongress ja ma ikkagi loodan, isegi kui see maarahva platvormi kaudu ei ole nagu täpselt sama struktuuri järgi, et kõik kihelkonna esindused, igal kihelkonnal üks hääl ja siis tuleb maakonnakogu. Et see valimise vorm on neil natuke teissugune olnud, nagu ma Kristjanilt aru sain. Et siis okei, et Võrokesed või see, et natuke teissugust on, aga ikkagi ju meie inimesed kõik. Et kui meil on eesmärk üks, on seista meie jätkumise järjepidevuse eest, et meie keel ja kultuur kasvaks, õitseks ja areneks ja looduskeskkond säiliks, puhas põhjavesi ja et meil oleks õigus seda maad kasutada, haridus, oma kultuur, traditsioonid, usk, kõike seda säilitada. Et vabas riigis see on iseenesest mõistetav, aga kui demokraatia hakkab võib-olla veidikene hääbuma mõningate totalitarismi ilmingute või trendide juures, siis on vaja seda ikka meelde tuletada neile. Ja ma arvan, see on selle liikumise üks pool, et me ei oota ja küsi, vaid me siit altpoolt rohujuure tasandilt ise osaleme, ise loome, ise koome seda elulõnga siit poolt, nii nagu me tahame. Palju on sellist nagu võitlust, et ma olen ka käinud läbi need kõik silmade avamised ja erinevaid vandenõusid ja siukseid kohti, et siis võib täitsa nagu hulluks minna selle nagu
võitlemisega, et lõpuks saab isu täis, siis mõtledki, et okei, mis me siis nagu tahame. Et okei, me teame, mida me ei taha, aga see on lihtsalt ju üks etapp, et siis tuleks teadvustada, mida me siis päriselt tahame, millist kogukonda me tahame luua, millist Eestit me tahame luua ja see on meie kõigi teha, kõigi osaleda, kõigi öelda, et meil ei pea seda ette ütlema, see ongi selle vabaduse ju olemus. Ja just, ja see põlisrahva liikumine annab ju täpselt selleks nagu kõige parema võimaluse, mida üldse praegu tahta võib. Et ega meil ei ole ju probleem selles, et meil lahendusi ei ole. Inimestel on väga palju huvitavaid ja häid mõtteid, aga neid ei lasta lihtsalt kuidagi teoks teha. Aga nüüd läbi selle põlisrahva liikumise ja tänu sellele, et on olemas rahvusvahelised seadused, mille alusel seda saab täiesti juriidiliselt korrektselt ja rahumeelselt teha, siis on see võimalus olemas. Et nüüd ongi tegelikult ainult see teavitustöö ja ka muidugi jah, siis see juriidiline töö, et saaks kõik need tunnustused kätte ja mitte ainult võib-olla nagu Eesti põlisrahvaste vahel, vaid ka nagu väljaspool meie riiki. Et see on ka ju üks variant. Aga kui nüüd mõni inimene seda siin kuulab ja võib-olla esimest korda kuuleb põlisrahvastest või alles nüüd hakkab nagu aru saama, millega tegu on, et siis kindlasti te ootate ka ju liitujaid, et kuidas sellega, kus selle kohta kõige kiiremini ja adekvaatsemat infot saab ja kuidas siis sellega liituda on võimalik? Jaa, kuna me siis üsna kiirelt seda nüüd tegime ja ka see video on meil siin ju paar päeva enne seda üritust või sündmust tehtud ja esimese me tegime täpselt sama kiiresti, aga ikkagi vägagi hea sellise meeskonna oleme ikkagi kokku saanud ja olgugi, et see on algus, siis minu visioonis olekski ikkagi see nagu iga kihelkonna põhine, ütleme siis, mina olen siin Peetri või on meil siin Koeru või Järva-Jaani või Paide või Türi, mis meil Järvamaa on Käru, endine Ambla, Järva-Madise, et kunagiste kihelkondade järgi. Et kui meil sinna valdade liitmine toimus, siis enne seda olid küla, ütleks külapõhised, üks siuke tõmbekeskus, meil oli Koeru vald ja Järva-Jaani vald ja nii edasi. Et tegelikult koolid ja kogukonnad on endiselt niimoodi samamoodi ju küladega käivad rohkem läbi. Et seda just suhtlust meie külade ja kogukondade vahel annaks edendada just läbi selliste organiseerunud ühenduste ja see oleks üks minust parim viis selleks, kui me väärtustame loodust, koostööd ja meie pärimust. Et siis, ja teiselt poolt seisame siis meie õiguste eest ja aitame inimesi või eesmärk on jõuda sinna, et me ikkagi oleks toeks kõigile ja samas teeks seda kõik koos, et siis see on koos tegemine ja Järvamaa polisrahvas@gmail.com, et sinna saatke järvalased julgesti email, et kuna me seal alles tegime, meil ei ole veel kodukat ega midagi, jõuame sinnani, aga me tundsime, et tuleks see start ära teha, siis me saame juba liita ja kaasata ja neid iga kihelkond ja kogukond saaks siis leida endale need aktiivsed inimesed, kes nii või naa on võib-olla kogukonnas aktiivsed, kes saaksid sisendit anda siis, mida veel vaja on või mille eest me seisame või mis mured on, kellel mingisugune hull kaevandus tahab tulla sinna, aga tegelikult oht on põhjaveele või nii edasi. Et siis see kommunikatsioon liiguks. Ja kui me nüüd teeme koostööd ka teiste maakondadega, siis selle koostöökogu kaudu, siis see annab sellise hea rohujuure tasandi kommunikatsiooniplatvormi, kust info saab liituda, inimesed saavad toetada üksteist nii külade kui maakondade kaupa, kellel mis mure. Et minu jaoks on see selline koostööplatvorm, et see juriidika seal taga, et tegelikult vaata ÜRO põlisrahvaste deklaratsiooni või Euroopa Kohtu resolutsiooni või rahvusvahelise tööorganisatsiooni ILO 169, mis see oli, et näed, tegelikult me kvalifitseerumegi põlisrahvana ja tuleks ikkagi austada ja hoida, kui sa vaatad Ameerikas põlisrahva õigusi, siis nad saavad reparatsioone iga kuu, neil on omad alad, sa ei tohi sinna kaevama minna või et sul on nagu, kus meil siis see loodus on väga väike riik.
seda tuleb kaitsta, pigem tuleks siin kogu Järvamaa rahvuspargiks kuulutada, kui seda üles kaevata. Jaa, täpselt, meie põhjavesi ja kõik on ju väga, väga hinnaline ja täiesti omapärane süsteem, mis meil siin üldse on. Aga see mõttes, et iga asi nõuab ka ju raha, et ütlete küll, et teil on palju vabatahtlikke ja kes teevad, aga kas teid on võimalik ka kuidagi rahaliselt toetada, et on mingisugune koht, kuhu mingisugune väike kanne teha? Veel ei ole. Et praegu läheb selle entusiasmi pealt, et kindlasti meil on jah, suured plaanid või mul on plaan seesama koht, kus me seda teeme, Paide T1 Koeru endine Janune Kägu, selline pubi, kus palju joomas käidi ja hostel. Et kuna see on seisnud 5 aastat ja see on sõbra oma, siis ma võtsin selle, et teeme selle selliseks kogukonnakeskuseks, kus siis meil Järvamaa põlisrahvas saaks ka oma kontorid ja me saaks siis koos käia ja üritusi või sündmusi luua läbi selle suve vähemalt, et seal on ka kämpad õues ja saunamaja ja Eesti keskel, et kõik mõtted ja toetused on muidugi teretulnud, et sellise kogukonna mudeli või kogukonna ettevõtluse mudeli järgi me seda teeme, et pakkuda inimestele võimalust ja pinda ja kajastust, et mis iganes nad teevad, saaksid siis reklaamida oma teenused või pakkuda oma teenused seal. Et selle füüsiline asukoht ja punkt annab ka palju eeliseid, et tegutsemaks ja kokku tulemaks, sest et üks asi on veebis, teine asi on laivis näha ja suhelda ja käia ringi. See on, ma ütlen hästi alguse järgust, ma jagan teile ka seda siin juba niimoodi, et me alles hakkame tegema või minema, aga samas me oleme juba palju ära teinud, et me tegime selle manifesti, siis nüüd me teeme selle tunnustamise ja siis tahaks teha laagreid ja erinevaid selliseid. Vaatame, aga see ongi koos tegemine, et kes tunneb, et lahedad inimesed või lahe algatus on päri või tahaks rohkem uurida, siis praegu on maarahvas.ee, et me teeme üsnagi analoogsete platvormide järgi ja Rando, kes seda platvormi veab, peaks panema ka üles peagi selle salvestuse, mis me tegime esimesest korrast. Et siis saab ka, keda huvitab kõik see paberimajandus, ma tean, et osasid väga huvitab ja meil see õigluse tunne ja kõik see, et midagi peab ju tegema, tiivustab meid selleks, siis saab kaasa mõelda. Ja keda huvitab see sotsiaalne, see, et tuleme kokku, et teised avatud inimesed, kes hästi nagu resoneeruvad meiega ja mõtlevad sarnaselt ja hoolivad, siis tulevikust sarnasel moel nagu meie, saaksid siis ka põhjust kokku tulla ja üheskoos muljed vahetada. See suhtlus on väga oluline, et see COVID pani inimesed üksteisest natuke eralduma, siis nüüd me igatseme seda, et ikkagi saaks kogukond kokku tulla. Ja täpselt, et silmas silma neid asju arutada on ikka hoopis midagi muud, et väga, väga hea, kui tekib selliseid kohti juurde, et kindlasti mitte ainult Järvamaal, et ka mujal, kui see põlisrahva liikumine niimoodi järjest suurema hooga käima läheb. Aga kas on veel mõni teema, mida ma ei ole puudutanud, aga millest peaks veel rääkima selle laupäevase üritusega seoses? Ei ole, et eks ta ongi selline kiiresti vajaduspõhiselt oleme tahtnud selle vormi ära luua, et siis me saaksimegi hakata kõige selle sisu ja suurema kaasamisega ka tegelema, et kui meid järvalased praegu jõuavad reageerida, siis kindlasti saatke meil, tulge kohale, vaatame, palju meid sinna mahub, häid põliseid pidi palju mahtuma, ühte ruumi, aga jah, et minu poolest sain nagu ringi peale sellele, et mida me teeme ja miks, et kogukonnas või põlisrahva esinduskogus samamoodi, et see on selline kolmanda sektori värk, et inimesed ikkagi paljuski koos teevad seda. Me ei ole nagu suletud, me ootame, et inimesed tuleksid ja kaasa lööksid. Vähemalt meie siin järvalastega oleme selle nagu lähenemise võtnud, et kes meil juba on need aktiivsed kogukonna võtmeinimesed ja tihtipeale nad on ju siin elanud põlvkondi või saanud lapse mõnega, kes on minu esivanemad kõik, kus ma leian, kõik elavad siin.
ja isegi kui sa oled mingit muult maalt sisse rännanud, oled siin elanud ja määratled ennast kohaliku ja põlisena, siis ma arvan, et kogukond võtab hea meelega teid vastu. Kui teil väärikalt käitute. See on üks eelduseks. Et kui me oleme head inimesed, tee head ja ole hea. Et nii lihtne programm ja platvorm. Ja kui sa väärikalt ja käitud ja niimoodi mõtled ka, et mis sa anda saad ja panustada saad, mitte ainult mis sa saada saad. Et siis saab see sünergia tööle hakata, et kui inimesed kõik oma sellise eripära, unikaalsuse ja talendiga on oma pusletükk selles suures pildis. Ja kui sa oled oma selle kutse peal, mida sa armastad teha, nagu sa ei tunne, et elu on nagu kannatus, vaid et sa teedki seda, mis sa päriselt tunned, et võiks teha. Siis sul on selline isiklik vastutus ja see on päris hea nagu platvormi üksteisega nagu suhelda ja koostööd teha, leida uusi nagu koostööpartnereid ja et meil ei ole selline, et kes saaks kelle kulul või kuidas ekspluateerida või ära kasutada, et see uue maailma, uue ajastu süsteem, kuidas me koostööd teeme, on siis selline win-win-win või võit, et sina võidad, mina võidan ja maailm võidab. Et kui seda ei ole, siis ma arvan, et me ehitame seda uut siin, et kuidas me saaks kõik võita. Ja selleks sa peaksid leidma ja teadma, mida sulle meeldib teha. Ja sellega saadki ju siis leida inimesi, kellega teha koos seda, mida sulle meeldib teha. Et nii lihtne. Jaa, suurepärane mõte lõpetuseks, aitäh. Ja ega ongi, asi on siis selge. Et suur tänu sulle, Erik, et sa tegeled selle põlisrahva teemaga ja et sa oled selle ikkagi nagu nii tõsiselt ette võtnud, nagu sa oled. Ja ma ise olen ka kindlasti laupäeval seal Koerus kohal ja kindlasti saab ka midagi linti võetud ja püüame siis ka sealt mingisuguse otseülekande teha. Jaa, aitäh ja näeme. Mul on äärmiselt hea meel teatada, et üks uuendus, mille kallal ma olen juba pikalt pusinud, on lõpuks ometi valmis saanud. Nimelt on vastupanu liikumise leht saanud veidi teistsuguse ilme. Aga välimus ei ole ainus, mis on muutunud. Peamine on see, et nüüd leiate lehelt lisaks saadetele ja intervjuudele ka foorumi, kus saab mõttekaaslastega tsensuurivabalt arutleda, küsimusi küsida ja ideid jagada. Muidugi ei ole see foorum ainult vestlemiseks, see on ka koht organiseerumiseks, näiteks koosolekute või meeleavalduste planeerimiseks või lihtsalt selleks, et leida oma piirkonnast mõttekaaslasi ning nendega tooteid või teenuseid vahetada. Kuid see ei ole ainuke võimalus, kuidas uuel vastupanu liikumise lehel omadega suhelda võimalik on. Pidevalt on avatud virtuaalne koosolekuruum, kus saab mõttekaaslastega veebi vahendusel otse vestelda. Lisaks toimub iga kuu viimasel pühapäeval paaritunnine privaatne vestlus, kus arutleme üheskoos olulistel teemadel ja otsime koos lahendusi. Ja seegi pole veel kõik. Teil on võimalik saada eelinfot selle kohta, kes tuleb järgmisena külaliseks vastupanu liikumise stuudiosse. Saate neile küsimusi esitada ja pakkuda välja ka inimesi, keda sooviksite külalisena näha. Lisaks kõigele sellele veel vaid liikmetele mõeldud otseülekanded ja lisamaterjalid. Nii et kui soovite Vanglaplaneedi portaali tegemise toetada ja te ei ole veel vastupanu liikumise lehe kasutaja, siis valige endale meelepärane pakett ning liituge vastupanu liikumisega. Ja muidugi suurimad tänud kõigile neile, kes on Vanglaplaneedi portaalile toeks olnud ja tänu kellele eestlaste vastupanu vaim aina kasvab. Saksa patarei seal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda, ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekkis üks nii roolirikke ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.